Mul on selle puukapi juhtumiga mõned mõtted, mitte palju, mõned mõtted, et ma ei ole päris kindel, et nad seda asja päris nagu selgelt ette läbi mõtlesid, mis seal üldse peab juhtuma. Et mis on lühemad ja pikemad eesmärgid. Sealt kuskilt ei tulnud välja ka seda, kas nad tegid ära tulu-kulu eelarvet arvutamaks täpselt välja nagu võimaliku halvima stsenaariumi ja kui kahte asja saaks ainult öelda, ma ütleksin seda, et ühe kliendi peale äri rajada on väga riskantne ja teise juhtumil on see, et isegi teadmata seda matemaatikat, mulle tundub, et sellise raha olgaga 12 000 krooni kuus, arvestades kulusid ja pangalaenu intressi ja kõike muud, mulle tundub, et neil ei jätku lihtsalt käibevahendeid, et seda kuust seda äri käimas hoida. Õigesti tegid seda, et need ettevõtte lõhid, ütleme nii. Et see on iseenesest väga tore, kui inimestel on ettevõtlikkust ja seal on mitu asja, et neil see kuidagi väga primitiivselt tundub kukub välja pärast, aga et nendel oli, nad leidsid inimesi, kes olid nõus tööd tegema, ei tea, mis raha eest küll, nad leidsid koha, kus seda teha. Seal oli naljakalt kirjutatud, et nad veebruarist maini toimunud väga aktiivse müügitegevuse tulemusena leidsid ka ühe kliendi. No ütleme nii, et seal ikka lootust on, jah. Mis siis, et Eesti vanas mõtleb, et lootus on lollide lohutus, eks ole, aga lootust on, ütleme nii. Kui keegi teine midagi taolist ette võtab, siis ei olegi nagu nii väga halb mõte hakatuseks natukene õhku müüa. Ehk et selliseid eellepinguid või eeltellimusi hankida enne, kui nagu teha väga suuri väljaminekuid, et testida seda turgu niipidi. Et siis loomulikult sa paned endale kohustuse peale, aga minna mitmes etapis nagu kahes murdmaasuusatamiseks, et teed ühe liigutuse, lood mingid eeldused, siis sa tekitad omale võimalikku klientuuri ja turgu, siis nende olemasolevate eelduste pealt nagu hakkad oma sellised poolikud lubadusi ellu viima ja siis omakorda hakkab asi nagu niimoodi järjest edasi liikuma. Et siis selline natuke oraste peale tegemine on okei, sest et lihtsam on endal nagu ettevõtjana, ma arvan, taganeda oma lubadusest, kui lõpuks lõhkise küna ees olla.